hetke veel, et ennast häälestada selle peale just, et Jumal võiks meisse midagi olulist istutada. Isa, tänan sind sinu armu eest, sinu püha vaimu ligiolu eest. Isa, palun, et su võimine võiks tulla minu üle ja anna kuulutada mul sinu sõnast. Isa, ava see sõna uks, ava see uks, et rääkida neid asju, mis sina oled valmis pannud meie jaoks. Isa, anna inimestele ilmutuslikke teadmisi. Isa, et me kasvaksime sinu tundmises, me mõistaksime, mis on sinu plaanid ja teaksime, mis on sinu eesmärgid. Tänu sulle, Isa. Isa, ma taotlen ka, et sinu vaimuannid võiksid tegutseda meie seas koguduse ehitamiseks. Isa, ma tänan sind, et sa teed seda, mida me ka palume. Jeesuse nimel. Aamen. Kiitus Jumalale. Ma hakkan täna uut teemat rääkima ja nagu minul tegelikult tavaliselt see, et ma tean, et ma hakkan uut teemat rääkima, aga ma ei tea, kui kaua ja mitu korda mul tuleb seda parasjagu siis niimoodi nagu tuleb. Et ma nagu ei ole väga jäigalt asju planeerinud ja tegelikult ma tean, mõndas kogudustes neil on, kujuta ette, neil on terve kuu ja vahest isegi rohkemgi täpselt ära planeeritud, kes kõnelevad ja mis teemadel kõnelevad. Minu jaoks on see päris raske niimoodi neid asju teha. Sest et Jumala vaim nagu annab mulle need asjad niimoodi suhteliselt vahetult. Sest et isegi eelmise nädala alguses ma veel ei teadnud täpselt, mida ma hakkan jagama ja mingil hetkel äkki mul kerkis see asi südamesse ja me hakkame uurima sükest teemat nagu Jumala au. Ja nüüd tegelikult see haakub väga hästi ka selle Jumala kartuse teemaga, millest me oleme rääkinud siin ja Kai tegelikult puudutas ka natuke seda teemat juba. Aga tee minuga koos lahti Johannese evangeelium ja 14. peatükk ja 21. salmist loen sulle. See on hea, et meil on ikka tehnilisi aparaate piisavalt. Täna oli mul väga naljakas situatsioon. Kujuta ette, pastor jättis oma koti koju kogu kupatusega kõik oma arvuti ja mis iganes, aga üks tahvel arvuti vedeles siin aktlaua peal ja siit saab ka märkmed kätte. Mul on pilves. See kõla võib-olla kõige paremini, aga ta on siis pandud internetti tegelikult ja mul on võimalik nendele ligi pääseda kas või oma telefoni kaudu, kui vaja on. Aga tänu Jumalale. Ja Johannese 14.21. Nüüd Jeesus ütleb niimoodi siin. Kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, on see, kes mind armastab. Kes aga mind armastab, seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada ja iseennast temale ilmutada. Temale ütleb Juudas, mitte Iskariot. Issand, millest see sõltub või oleneb, et sa meile tahad ennast ilmutada, aga mitte maailmale. Jeesus vastas ning ütles temale, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõnu ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde. Ma loen sulle selle viimase salmi tegelikult. See tegelikult, tegelikult mitte ainult viimase 21. salmi tegelikult. Laiendud tõlkes ütleb niimoodi. Inimene, kellel on minu käsud ja kes neid peab, on see, kes mind tõeliselt armastab. Ja igaüks, kes mind tõeliselt armastab, saab armastatud minu isa poolt. Ning mina samuti armastan teda ja näitan, ilmutan, teen nähtavaks end talle. Ma lasen end tal selgelt näha ja teen end talle reaalseks. Nüüd see on see sama, et ta tahab ennast meile ilmutada. Et ta on ka nähtaval kujul meie seas näha ja ta on ka väga reaalne. Nüüd sageli see maailm vahest eedab isegi ette, ma ei tea, kas sulle isegi mingis kontekstis on öelnud, et sa räägid sellest Jumalast, näita mulle seda Jumalat. Ja ilmselgelt see, mis me teeme, kui me nii-öelda näitame Jumalat, ei ole mitte seda, et me näitame teda palgest palge, milline ta välja näeb, vaid me võime näidata tema tegusid. Tervenemised on see, kus inimesed näevad Jumalat. Jumala varustus, ka rahalised õnnistused või ütleme soosing kui selline, see näitab reaalselt Jumalat.
või ka siis ka muud asjad, ütleme ka rahu või rõõm. Sa küsid, et no, mis selles erilist on tegelikult hämmastav sellel maailmal ja inimestel, kes Jumalaga koos ei ole käimas, nendel ei ole rahu. Nad on tegelikult väga ebakindlas kohas, kui on mingisugune probleem või asi kerkib üles, siis nad on mures ja siis nad on stressis ja siis mis nüüd teeme ja mis nüüd saab ja mis juhtub. Aga sinul võib olla sellises situatsioonis rahu. Ja miks pärast? Sellepärast, et sa tead, et Jumal hoolitseb sinu eest. Amen. Või ka rõõm. Rõõm keset seda, kui on võib-olla olukorrad on keerukad või rasked või isegi väga tekitavad surveid või pingeid, siis sa võid olla ikkagi rõõmus. Ja jällegi, ilma Jumalata see ei ole võimalik. Nüüd sama aru, see, et meil on rõõm või rahu, see ei ole lihtsalt mingisugune abstraktne või siuke lihtsalt ettekujutus kui selline. Ei, meil on kindel teadmine, et Jumalal on nende asjade jaoks lahendus. Nüüd üks asi, me ei erine maailmas selle poolest, et meil ei ole probleeme, aga meil on lahendus, mida neil ei pruugi alati olla. Amen. Ja Jumal tahab ennast meile näidata oma auhiilgust ja tema auhiilgus on nähtav just ka nendes konkreetsetes asjades, kus Jumal on tegutsemas. Me näeme küll ka piiblis mõningaid situatsioone, kus ka see oli füüsiliselt nähtav ja täna me mõningaid kirjakohti ka vaatame, aga me peame aru saama seda, et ka just need imed, tunnustähed, ka tervenemised ja jumalik varustus, see on ka nähtav. Amen. Ja see on see, mis viis, kuidas Jumal tahab ennast näidata. Amen. Vaatame korra veel Johannese 11:39. Nüüd siin on Jeesus on siin selle Laatsaruse, muidugi ma segamini aja neid, haua juures. Siis tolleaegne muidugi see haud oli natuke teistsugune, see oli siis koobas, kuhu inimene, kes oli surnud, oli sisse pandud ja ta oli mähitud siis sellesse surilinasse ja nüüd on selle ukse juures või mingis mõttes siis selle, kus see kivi on ees, siis Jeesus ütleb, tõstke kivi ära. Siis see hauakoopal oli kivi ees. Ja siis ütleb surnu õde Marta temale, issand, ta lehkab juba, sest on juba 4. päev. Jeesus ütleb temale, eks ma öelnud sulle, kui sa usuksid, saaksid sa näha Jumala au. Ja kui sa märkad, nüüd Jeesus räägib nähtavast Jumala aust. Ja selles kohas ei tulnud, nagu öeldakse, mingisugune pilv nende sekka. Selles kohas keegi ka võib-olla väes otseselt maha ei kukkunud. Kuigi need võivad olla ka ühed viisid, kuidas Jumal võib ennast väest väljendada või näidata. Aga siin me näeme, et nad näevad Jumala au. Ja ta ütleb, et kui sa usud, siis sa saad näha. Ja me näeme, siin on üks võti tegelikult ja ma natuke puutun seda ühes teises loos ka. Meie usk on see, mis toob Jumala au reaalselt esile. Niisiis, see ei ole niisugune juhuse küsimus, et vahetevahel Jumal tahab ennast näidata, vahetevahel ei näita ja me ei tea, millest see sõltub. Ei, kui sina usud, siis sa saad nägema Jumala au. Nüüd siin ta ütleb siis 41 salm, siis nad tõstsid kivi ära, aga Jeesus tõstis oma silmad üles ja ütles, ma tänan sind, isa, et sa mind oled kuulnud. Ma ju teadsin, et sa mind ikka kuuled, kuid rahva pärast, kes siin ümber seisab, ma räägin, et nad usuksid, et sina mind oled läkitanud. Ja kui ta seda oli öelnud, hüüdis ta suure häälega, Laatsarus, tule välja. Ja surnu tuli välja jalust ja käsist mähkmetega mähitud ja nägu higirätikusse mässitud. Jeesus ütleb neile, päästke ta lahti ja laske ta minna. Nüüd, siin on, saame aru, tegemist on üleloomulikuga. Kui keegi on, nagu öeldakse, mässitud mingisugusesse higirätikusse ja ka nägu on ka kõik mässitud, siis ta, nagu öeldakse, lihtsalt, ta ei tule tipa-tappa sinna, eks ju. Kui ta isegi oleks, on juba elav, siis ta ikkagi ei näe. Me näeme Jumala auhiilgust tõstis ta sõna otseses mõttes sinna sellesse kohta. Amen. Aga nüüd me näeme seda, et Jumal näitas oma au selle ime kaudu, ehk siis surnust üles äratamise kaudu. Nüüd me näeme, et Jumala au on nähtav konkreetsete imede, konkreetsete tunnustähtede kaudu.
Ja nüüd vaatame Habakuki raamatusse 2. peatükki 14. salmi. Habakuki 2.14 ütleb niimoodi. Sest maa saab täis Jehova au tundmist. Kas pole huvitav? Ta ütleb seda, et see sama maa, kus me täna oleme, ta räägib sellest ka füüsilisest maast. See saab olema täis Jehova au tundmist. See tähendab seda, et see Jumala au saab olema väga reaalselt kogetav ja nähtav. Nüüd see ei ole mitte ainult üks mingisugune füüsiline või vaimne kogemus kui selline, vaid see on reaalselt Jumal nähtav imede, tunnustähtede, varustuse, väga paljude erinevate asjade kaudu. Amen. Ja see sama maa saab olema täis seda. Tähendab seda, et me räägime sellest, et me oleme liikumas selle ajastu suunas tegelikult. Piibel räägib ka sellest, et lõpuaegades just ennem Jeesuse tagasi tulemist on üks aeg, mis vahest nimetatakse ka seda suureks, ärkamiseks või ka Jumala vaimu väljavalamiseks, mis on sellesse perioodi jääb. Ja see saab olemagi just üks asi, mille sees me saame olema, kus imed ja tunnustähed ja Jumala au saab olema väga reaalne ja vägagi nii-öelda sage. Seda on väga paljudes kohtades. Nüüd me võime lugeda, Kristuse ajaloost või üldse laiemast mõttes ajaloost erinevatest luudest ja situatsioonidest, kus Jumala au oli nähtav, kus Jumala vägi langes vahest sellisel kombel, kus isegi on mõningad situatsioone olnud, kus mõned Jumala sulased, kui nad jutlustasid, siis see au langes lausa selle piirkonna üle, kes inimesed, kes isegi mitte ei olnud isegi koosolekul kohal, Jumala vägi tabas neid ja nad kukkusid isegi väes maha, võib-olla isegi mõningad kilomeetrid sellest samast kohast, kus olid koosolekud peeti. Mis tõesti võib midagi sellist juhtuda. Ja Jumala au hiilgus võib alla tulla vägagi erilisel viisil. Aga nüüd see ei ole juhuse küsimus, vaid me saame luua selleks keskkonna, me saame luua selleks selle keskkonna parem sõna, see, et Jumal saaks tulla ja Jumal tahaks tulla sellesse kohta. Ja kui ma räägin, mõni ütleb, aga Jumal ju viibib kõikjal. Jah, Jumal viibib kõikjal, aga ta ei ole ilmutatud kõikjal. Nüüd see ongi väga suur erinevus. Jumal on kõikjal kogu aeg olemas, selles mõttes ta nii-öelda, aga tema ilmutatud ligiolu ei ole nähtav igal pool. Ja siis mul jäi fraas tegelikult pooleni, maa saab täis Jehova au tundmist, otse kui veed katavad siis mere põhja. Vaata korra laulude raamatu 72. laul ja 19. salm. Mis ütleb enam-vähem sarnast asja tegelikult. See 72.19. Aga tänu olgu temale, tema aulisele nimele igavesti ja kõik maailm olgu täis tema au. Aamen, aamen. Niisiis, mida ta kuulutab välja? Kogu maailm olgu täis tema au hiilgust ja au. Amen. Vaatame Jesaja 45. Need on sarnased kirjakohad, ma loen lihtsalt järjest ette siin. Jesaja 45. Siis ilmub Jehova au ja kõik liha näeb seda ühes koos. Jah, Jehova suu on rääkinud. Siis ilmub Jehova au ja kõik liha, kui ta räägib sellisest asjast, ta mõtleb teile all tegelikult inimesi. Ja nad näevad seda. Jumala au saab olema nähtav. Amen. See on Jumala igatsus, see on Jumala soov. Nüüd vaatame Markuse evangeeliumi 6. peatükki ja see on üks lugu, mida ma olen selliste teemadega seoses päris sageli kasutanud ja muudest asjadest rääkides. See on üks üsna huvitav situatsioon ja vaata, Jeesus on siin kuulutamas Jumala sõna ja tegelikult see on väga oluline koht selles mõttes, et see oli tema kodukoht.
ja Markuse 6.1 ütleb niimoodi. Ja ta läks sealt ära ja tuli oma kodukohta ja ta jüngrid järgisid teda. Ja kui hingamispäev tuli, hakkas ta koguduse kojas õpetama ja paljud, kes ta kuulsid, hämmastusid väga ja ütlesid. Ja ma teen korra pausi. Kui sa otsid välja Luuka evangeeliumi 4. peatüki, siis seal on ka see sõnum kirjas. Ta ütleb, et ta kuulutas, et issanda vaimu mu peal, seepärast on ta mind võinud kuulutama vabaks saamist seotule, nägemist pimedale, laskma rõhutuid vabadusse, kuulutama issanda meele pärast aastat. See oli see, mis ta kuulutas tegelikult seal selles samas kohas. Ja nüüd see on üks sõnum tegelikult, mida Jeesus kuulutas päris sageli, päris mitmetes kohtades. Et kus me võime seda teada, kui sa natukene analüüsid piiblit, siis sa avastad seda tegelikult, et see inimestel oli usk just sellesse väesse ja ka sellesse Jumala võidmisesse, mis oli tema peal. Näiteks veritebine naine, kus tal tuli see idee, et ta võiks Jeesuse kuuest kinni haarata ja selle läbi terveks saada. Seesama, et ta oli kuulnud, et Jeesuse üle on Jumala vaim, Jumala ligiolu ehk siis Jumala võidmine ja ta haaras põhimõtteliselt sellest võidmisest või sellest Jumala ligiolust kinni ja see tervendas teda. Ehk siis tegelikult ta rakendus oma usku ja Jumala au sai ilmseks või sai avalikuks tema elus. Nüüd siin selles situatsioonis toimub midagi teistmoodi või selles mõttes negatiivset. See Jumala au ei saa ilmneda siin. Ja vaatame, mis ta ütleb siin. Ja paljud, kes seda kuulsid, hämmastusid väga, ütlesid, kust selle kõik on tulnud ja mis tarkus see on, mis temal on antud. Ja kuidas niisugused vägevad teod sünnivad ta käte läbi. Eks tema ole see Puussepp, Maaria poeg, Jakobuse ja Joosese ja Juuda ja Siimona vend. Ja eks tema õed ole siin meie juures. Ja nad pahandusid temast. Kuna ma usun, et sa tead seda, see lugu räägib sellest, et ta ei saanud seal imesid teha. Nüüd siin on loos on ka kirjas asjad, mis takistavad Jumala aul ilmneda. Ehk siis ka, mis blokeerivad selle, et ka tervenemised või imed võiks sündida. Nüüd esimene nendest asjadest on siin kohe kirjas. See oli samas eelmises lauses. Ja nad pahandusid temast. See on siis pahandumine. Nüüd see väljendus võib olla väga mitmel erineval viisil. See on just seesama mõned kasutavad seda sõna pahandama. Mõned ütlevad pahanduma, nagu siin ütleb, mis iganes. Sisuliselt on see sama, eks ju tegelikult. Aga millest see räägib? See tähendab seda, et miski, nagu öeldakse, ei ole päris nii, nagu nemad oleks tahtnud või nemad oleks arvanud. Ja see ei meeldinud neile ja nad olid pahased selle pärast. Nüüd, kelle peale nad pahandusid? Jeesus oli siin kuulutamas Jumala sõna ja üks asi, mis me peame meeles pidama, kui me loeme ka piiblis, kui räägitakse Jeesusest ja teest, et ta on kuulutamas Jumala sõna, siis enamus inimesed ei tea seda, et tema on Jumala poeg. Ja see ei ole tegelikult tema sõnumi keskne asi ka, mida ta kuulutab. On mõned üksikud situatsioonid, kus see tuleb välja, et ta on Messias. Aga see ei ole tema sõnumite keskne asi üldse. Ta räägib väga paljudest muudest erinevatest asjadest ja ta ei kuuluta sellest, et tema on Jumala poeg. Ja enamus nendest inimestest ei tea ka seda. Niisiis, nemad kuulevad keda? Nemad kuulevad ühte jutlustajat või vahel nimetakse teda ka prohvetiks. Miks mitte? Sest et see oli ka üks rollidest, tema kutsetest. Ja nad kuulevad teda, kui ütleme Jumala sulast, kes on rääkimas asju ja nad pahandavad kelle peale? Selle sama Jumala sulase peale. Nüüd see on üks väga tõsine asi tegelikult ja vaata vähe inimesed ei ole endale aru andnud, kuivõrd tõsine teema see on. See, et inimesed pahandavad ka, nimetame lihtsalt üldisema nimetusega jutlustajate peale. Siis kas sellepärast, mida nad rääkisid või kuidas nad midagi tegid või miski ei meeldinud või miski ei olnud päris nii, nagu nemad arvasid, et peaks tegema. Ja nad arvavad, mul nagu õigus ka veel pahane olla selle pärast. Sest et see, mis ta tegi, ei olnud ikkagi õige ja see ikkagi käitus valesti. Ja nüüd väga võimalik, et ta isegi tehniliselt käitus valesti. Meil on hea näide, küll Noa ei olnud päris Jumala sulane, ta oli mingis mõttes ikkagi Jumala sulane tegelikult, aga ta ei olnud otseselt, tegelikult piibel nimetab teda isegi õiguse kuulutajaks.
mingis mõttes oli ta jutlustaja, sest et ta rääkis tegelikult ka neile sellest, et inimesed peaks pöörduma. Aga nad ei pöördunud ja mis asi juhtus nendega? Nad uppusid selles veeuputuses tegelikult ja said surma. Nüüd aga Noa oli ka mingis mõttes nagu jumala sulane tegelikult, võiks öelda. Nüüd ta tuleb sealt laevast välja ja öeldakse, et ta istutas viinamae. Et Jumal oli talle tarkust andnud ka, et ta võttis ka seemned kaasa, sest et väga paljud need asjad muidu lihtsalt oleks ära uppunud ja ära kadunud. Võttis seemned kaasa. Ja ta istutab viinamäe ja kasvatab viinamarju. Kas ploovitav? Ja teeb sellest, mida? Veini. Ja mitte mingisugust väga lahjat lurri, vaid sükest veini, et kui ta seda ikkagi joob, ta joob ennast purju. Nüüd mõni ütlevad, kas see siis ei ole paha või? Piibel ütleb, et ärge joovastuge viinast või siis see sõna täpsem sõna oleks tegelikult veinist, eks ju. Järelikult Jumala sõna ütleb, et me ei peaks ennast veinist purju jooma. Amen. See, mis ta tegi, ilmselgelt ei olnud õige. Aga nüüd me näeme, ta on siis ennast ikka kapitaalselt purju joonud, nii et ta ei saa asjadest päris konkreetselt enam aru ja ta lebab seal oma telgis maas ja ta oli, nagu öeldakse, ei olnud kõige eriti palju riides ka selles mõttes põhimõtteliselt alasti võiks öelda. Ta on seal telgis maas lebamas ja purjus ja siis nüüd üks tema poegadest avastab teda selles situatsioonis. Ja me näeme, et ta, nagu öeldakse, seda rääkis ka oma teistele vendadele, aga me peame aru saama tegelikult, mismoodi ta sellest rääkis. See ei olnud mitte, nagu öeldakse, lihtsalt neutraalselt selle asja esitamine, või võime aru saada, et sellel oli üks hoiak või suhtumine, sellel oli nii-öelda üks, miks pärast, sest me näeme, kui Jumal mõistab selle kohut, sellel pidi olema. See ilmselgelt see konkreetne hoiak selle asja taga. Ja ta nii-öelda mõistis tema üle kohut ja ta ka tegelikult põhimõtteliselt pahandus tema peale. Ja nüüd tuli ja rääkis teistele vendadele ja nemad tegelikult tegid sedasi, mis nad tegid, nad astuvad isegi sinna sisse ja nad tulevad selg ees ja katavad selle telgiga, mitte telgiga, selle riiega või riide või tekiga, mis iganes siis oli parasjagu ja jätavad selle sinna ja lahkuvad. Nüüd, kas pole huvitav, kas Noa tegi midagi valesti? Tegi küll. Aga mida nii-öelda Jumal eeldas tema poegadelt seda, et nad ikkagi austusega suhtuksid temasse. Nüüd see ei tähenda seda, et nagu öeldakse ka Jumala sulasel on õigus teha mis iganes. Iva on selles, et tema üle mõistab kohut ja temaga tegeleb Jumal. Ja need inimesed, kes on tema üle pandud. Ja vahetevahel inimesed arvavad seda, et neil on õigus pahandada jutlustajate või Jumala sulaste peale, sellepärast nad tegid seda või teist või kolmandat asja ja et see oli vale ja võib-olla tehniliselt see oligi vale. Aga Iva on selles, et meil ei ole nii-öelda põhjust ja me ei peaks pahanduma nende inimeste peale. Amen. Me peaksime paluma nende eest, me peaksime õnnistama neid, aga me ei peaks olema nende peale kuidagi kibedad ja tegema mingisugused negatiivsed otsused. Ja olen näinud ka isegi seda, kuidas inimesed, kes on pahandunud just Jumala sulaste peale, kui need Jumala sulased on teinud mingisuguse, ikkagi põhimõtteliselt väga oluliselt vale asja, vale otsuse. Ja need inimesed on pahandanud, astunud minema ja tegelikult hämmastav on see, et need inimesed on need, kes on kannatanud tegelikult. Ja nad on sattunud isegi tegelikult kohtadesse, erinevad probleemid on neid tabanud, vahetevahel haigused, vahetevahel isegi muud probleemid. Kas niimoodi võibki siis käituda see jutlustaja? Me ei tohiks pahanduda. Sest see on lõks. See on lõks, sest meid ei ole kutsutud neid paika panema ja nendele nii-öelda kohta kätte näitama. Näiteks ka vahetevahel, ütleme, kui keegi Jumala sulane teeb mingisuguse vea või mingisugune eksimus tema elus ja see saab avalikuks. Ja vahetevahel mõndel inimestel meeldib, nagu öeldakse, selle üle arutada. Vaata, mida see tegi ja vaata, mis moodi ta käitus ja vaata, mis see niimoodi küll ei peaks tegema. Ei ole antud meie meelevaldase. Need inimesed, kes on tema üle pandud, nemad peavad temaga tegelema, kui vaja korrigeerima, mis iganes, aga me ei ole kutsutud sellest rolli. Amen. Ja sa ei pea ütlema, mis sina sellest arvad. Ja sa ei pea avaldama oma arvamust ja sa ei pea hinnangut andma selle asjale.
Sest see on väga ohtlik mäng, sest kui me hakkame kohut mõistma inimeste üle, kelle üle Jumal on andnud meile meelevalda ja tegelikult Piibel ütleb, et me ei peakski kohut mõistma, siis see võib tulla meile nagu öeldakse ringiga tagasi ja tekitada tõsiseid probleeme. Ja me näeme siin, nad pahanduvad, nad andsid hinnangud ja mis see juhtus, see blokeeris Jumala nii-öelda au liikumise või ka potentsiaali, et imed võiks nende seas joimuda. Nüüd ma toon ühe teise näite, ma olen seda varem ka rääkinud. Kenneth Hagini kohta on näiteks teada. Nüüd, miks ma temast räägin, sellest, et ta on olnud meie jaoks väga oluline eeskuju ja me oleme väga palju Jumala sõna õpetust saanud just tema raamatute ja asjade kaudu. Mitte, et see, et oleks ainus Jumala sulane, aga tal oli oma roll ja oma koht Jumala riigis teatud asju teha. Ja sellepärast ma temale viitan sageli ka. Ja tema eluaja jooksul oli päris mitmeid inimesi, eriti ka just jutlustajaid, kes nii-öelda leidsid seda, et see õpetus, mis ta jagab, et see ei ole kõige parem ja see ei ole õige ja see on vale ja üritasid teda nagu oleks paika panna ja rääkisid tema vastu spetsiaalselt jutlusi pidasid sellest rääkides, kuidas see õpetus on vale ja mis iganes. Aga samas nendel ei olnud kõige kurvem selle juures, et neil pole ühtegi piibellikku alust selle jaoks, et seda nagu oleks maatasa teha. Ja siis mõned kirjutasid lausa raamatuid ja erinevaid asju ja halvustasid teda. Ja kõige kurvem selle juures oli see, nad tegid need asjad ära ja nad mõtlesid, mis siis ikka, me paneme ta nii-öelda paika. Ja juhtus see, et tegelikult suurem osa nendest, mingit täpset statistika ei ole keegi seda teinud, nad surid noorelt. Nad olid neid asju teinud. Mingid hädad, mingid haigused tabasid neid, kas Jumal korraldas selle. Nüüd me peame aru saama, kui me astume kohta, kus me ei peaks astuma. Mõistame kohut inimeste üle, kelle üle meile antud meelevalda kohut. Nüüd, kas kõik ütlustajad teevad kõiki asju õieti? Või kui ma isegi räägin näiteks Kenneth Haginist, kas tema tegi kõiki asju õieti? Kuna ta oli inimene, arvatavasti mitte. Kas mina teen ka alati kõiki asju õieti? Ma ei anna sulle päris garantiid selle suhtes. Ma üritan oma parima teha, aga see garantiid ei ole tegelikult selle juures. Amen. Aga see on tarkus tegelikult mitte lasta sellel samal, just sellel pahandumisel tulla meie ellu ja sellest lähtuvalt hakata halvustama, kritiseerima, negatiivselt midagi rääkima. Amen. Kui see ei ole antud meie meelevalda, me ei pea mitte midagi selle kohta ütlema. Kui me tahad midagi öelda, mine ütle Jumala eest, palvu selle inimese eest ja see on kõik. Sellepärast ka meie koguduses ma nii-öelda avalikult ei hakka kellegile hinnanguid andma siin. Koguduse ees, et nüüd see jutlustaja tegi seda, teist ja kolmandat ja nüüd vaata, kui paha ja hirmus ja kole oli see. Kui see ei ole minu meelevalda andud, ma ei tegele sellega. Kui nüüd kellelgi on mingi õpetuslik probleem ja see puudutab meid otseselt, siis võib-olla, kui on vajalik, ma teen seda, korrigeerin seda asja ka koguduse ees, aga tavaliselt ma teen seda ka niimoodi, et ma ei tee seda nii-öelda avaliku salvestuse kaudu, et see läheb üle küla iga ühele, vaid ma räägin võib-olla privaatselt nii-öelda ainult sellele grupile, keda see puudutab, et see asi või see asi ei ole päris Jumala sõnaga kooskõlas, nii ei peaks tegema ja edasi. Aga ma ei hakka inimese elustiilile ja üksele asjadele hinnangud andma, kui see ei ole minu meelevalda antud. Amen. See on tarkus tegelikult. Ja see on, me näeme, kuidas see pahandumine blokeeris selle, et imed ei saanud sündida. Ehk siis Jumala au ei saanud ilmneda. Amen. Vaatame edasi. Me jääme Markuse evangeeliumi 5. peatükki. Ja mul oli 3. salm ja selle fraas oli siis, või 6. peatükk tegelikult. 3. salmi lõppu ütles ja pahandusid temast. Ja siis ütleb, aga Jeesus ütles neile, prohvet ei ole mujal autu kui oma kodukohas ja oma sugulaste seas ning omas majas. Nüüd me näeme, ta toob välja nüüd teise tõsise põhjuse, mis põhjustab seda, et Jumala au ei saa ilmneda. Või siis ka tunnustähed ja imed ei saa toimuda. See on see, kus nii-öelda ei austata Jumala asju, ehk siis ka, kus ei austata ei Jumala sulast, see saame aru, see on alati laiem, kui me ei austa Jumala sulast, siis me ei austa sellega ka Jumalat, sest et Jumal on tema läkitanud, andnud talle ülesande, andnud talle volituse rääkida Jumala sõna, jagada Jumala sõna, siis kui me ei austa seda Jumala sulast, siis me ei austa ka tegelikult Jumalat. Ja tegelikult siia alla me võime panna ka seda, kui inimesed ei austa või ei pea väärtuslikuks Jumala asju, Jumala sõna, Jumala kogudust. Amen.
Ja see on asi, mis blokeerib selle, et Jumala au võiks ilmneda ja samuti ka, et tunnustähed ja imed võiksid toimuda. Nüüd me näeme siin selles loos on see väga selgelt välja toodud. Jeesus ütleb, et miks see situatsioon on kerkinud, sest et Jumala au on siin puudub Jumala au. Nüüd sellepärast on see, kui me oleme sellest teemast, Jumala kartusega teemast just siin rääkinud, siis on väga oluline tegelikult see isegi, mismoodi me käitume Jumala koguduses. Mis see tähendab? Nüüd see ei ole mitte niisugune nagu käsumeelsus või niisugune mingisugune jäik traditsioonides kinni olemine, et kui sa astud siia ruumi sisse, siis sa pead vaikselt ja sosina rääkima ja midagi ei tohi teha ja ei tohi istuda ega astuda. See ei ole see mentaliteet, vaid mismoodi me siin käitume, sellepärast, et me väärtustame seda, mis on Jumal tegemas. See, et näiteks kui hakatakse Jumala sõna jagama, siis see on väga oluline aeg ja väga oluline hetk, see ei ole aeg mitte millekski muuks. Siis lihtsalt, nagu öeldakse, mobiil on ainult selleks, et kui sa tahad piiblit sealt lugeda, loed. Kõik muu ei kuulu selle asja juurde praegu, sest et see ei ole tähtis. Miks pärast, sest Jumala asjad on kõige olulisemad. Amen. Või mingisugused muud asjad. Ma ei tea, kellegi inimesel lihtsalt tuleb miks on ka see tähtis, et me isegi planeerime selle, et kui me näiteks koguduse koosolek on pühapäeval, et me teeme oma parima, et olla kohal. Mitte sellepärast, et pastor ütles, et sa pead pühapäeval kogudusse tulema. Ei, vaid sellepärast, et Jumala sõna ja Jumala kogudus on olulised ja sellepärast ma tahan tulla kohale. Amen. Et ma austan seda ja pean seda väga väärtuslikuks. See on tohutu väärtus ja ma hinnan seda. Ja nüüd see loob selle sama keskkonna, kus Jumala au saab ilmneda. Ehk siis tervenemised saavad sündida, jumalik varustus võib sinu ellu tulla. Amen. Mis iganes, ka sul on vaja, kõik see saab sinu ellu tulla tänu sellele, et sa austad Jumala asju. Amen. Ja Jumala asjad on väga paljud, ka inimesed on Jumala asjad mingis mõttes. Sest tema armastab ja on andnud Jeesuse inimeste eest ja kui me peame väärtuslikuks ka inimesi, see tähendab ka koguduses inimesi, siis Jumal saab ka meid õnnistada ja tuua oma au meie sekka. Amen. Niisiis me näeme austuse puudumine. Austuse puudumine Jumala asjade suhtes, austuse puudumine ka Jumala sulase suhtes. Ja näiteks ka selline asi, ma olen seda puudutanud ka varem, aga see ei ole paha. Ja see ei ole mitte sellepärast, et mina seda räägin või pean ina peale kellegi viskama, aga näiteks see ei ole okei, et on koosolek olnud ja siis sa näiteks täiesti piltlik kujund, ma ei ütle, et ma tean kellegi elust midagi taolist, lihtsalt piltlik kujund. Ütleme, sa oled siis näiteks abielupaar, nad on koosolekult koju sõitmas ja siis nad lihtsalt räägivad oma vahel ja nad mitte ei aruta või ei taha nagu meelde tuletada ja mõtiskleda selle sõna üle, mis räägitakse, vaid nad hakkavad kritiseerima või halvustama või korrigeerima seda, mida räägiti. Et kuule, mulle see ei meeldinud, mis ta ütles või oota, kas ta peab meeldima alati? Mida Jumala sõna ütles. Amen. See ei ole vale rääkida, oma vahel arutada, mis Jumala sõnast rääkis, mis me saime ja mis Jumal kõnetas või mis ta meile tuletas, mis iganes. See üldse paha, aga hakata sellele hinnangut andma või hakata seda kritiseerima või hakata halvustama, see on väga ohtlik mäng tegelikult. Amen. Läheme tagasi siin, mu jäi pooleli see tegelikult, mis siin puutas Jeesus siin oma kodukohas. Ja ta ütleb, ma jäin pooleli 5. salm. Ja ta ei saanud seal teha ühtki muud vägevat tegu. Kas märkad? Teha vägevat tegu, ehk siis see tegelikult räägib ka just Jumala au ja Jumala väe ilmnemisest. Kui ainult panna oma käed väheste haigete peale ja nad terveks teha. Või mõned tõlked siis viitavad mitte lihtsalt ainult väheste haigete, vaid ka sükeste väga kergete ja lihtsate haigustega inimesed said terveks. Mõne inimesel kadus väike peavalu ja mõne natukene kerge süke seljavalukene lihtsalt läks paremaks ja mis iganes. Umbes saad aru mingisugune väga lihtsakoeline midagi väga väikest. Nüüd, miks see nii oli? See ei ole mitte see, et Jeesus ei oleks tahtnud seda. Mitte seda sellepärast, et Jumal ei oleks tahtnud seda teha. Amen. Mitte see, et Jumal lihtsalt kiires kraani kinni ja lasi ainult natuke tilkuda. Ei. See oli sellepärast, et inimesed blokeerisid selle keskkonna, kus Jumala au ei saanud ilmneda.
Amen. Ja meie võime luua siis teistpidi keskkonna, kus Jumala au saab ilmneda. Mida kõrvaldades? Need 3 elementi tegelikult. Üks on siis pahandumine, austuse puudumine ja tegelikult 3. asi, mis ta siin kohe toob välja, ta ütleb, ja ta pani imeks nende uskmatust ja tema käis läbi ümberkaudsed külad ning õpetas. Niisiis, mida ta pani imeks? Nende uskmatust. Nüüd see ei olnud kõige esimene asi, millele ta tegelikult tähelepanu juhtis. Esimene asi, millele siis Jeesus tähelepanu juhtis, oli austuse puudumine. Ja tekstis me näeme, ta mainib veel ka siis seda, et nad pahandusid. Nii et selle loo ainult keskne iva ei ole see, et uskmatuse pärast imed ei saanud toimuda, mis oli ka oluline, aga põhjus, miks nende elus oli uskmatus, oli selles, et nad olid pahandunud ja nad ei austunud Jumala asju. Need on 2 asja tegelikult, mis lasevad inimeste ellu sageli ka uskmatusel just tulla. Just seesama austuse puudumine Jumala asjade suhtes või Jumala asjade mitteväärtuslikuks pidamine loob selle situatsiooni, kus inimeste elus on ka uskmatus. See, et nad nagu öeldakse, nad nii-öelda arvavad, et ei tea, see vist ei tööta, see ei toimi, ega selle asjale lahendust ei saagi. Ja tegelikult sageli see ongi just seesama uskmatus ja see on sellepärast, et kui nad hindaksid seda, et Jumal on ütelnud nii, Jumala sõna on väärtuslik, see on tõde ja ma otsustan seda uskuda, ma otsustan sellest kindlalt kinni hoida. See on ka tegelikult just austuse väljendus. Amen. Nüüd vaatame 2. Moosese raamatusse ja 33. peatükki. Ja nüüd vaatame natukene mõningaid situatsioone, kus Jumala au ilmnes just Vanas Testamendis. Teine Moosese 33:7 ütleb. Mooses aga võttis telgi ja püstitas selle väljapoole leerist kaugemale ja nimetas selle koguduse telgiks. Ja igaüks, kes otsis Jehovat, läks koguduse telgi juurde, mis oli väljaspool leeri. Iga kord, kui Mooses läks välja telgi juurde, kogu rahvas tõusis püsti ja iga mees seisis oma telgi uksel ning vaatas Moosesele järele, kuni ta oli läinud telki. Ja iga kord, kui Mooses oli läinud telki, pilvesammas laskus alla ning seisis telgi ukse kohal. Ja ta kõneles Moosesega ja kui kogu rahvas nägi pilvesammast seisvat telgi ukse kohal, siis kogu rahvas tõusis üles ja nad kummardasid igaüks oma telgi uksel. Ja Jehova kõneles Moosesega palgest palgesse, nagu räägiks mees oma sõbraga. Siis Mooses tuli tagasi leeri, aga tema teener Joosua, Nuni poeg, noor mees, ei lahkunud telgist ja Mooses ütles Jehovale, vaata, sa ütled mulle, vii see rahvas sinna, aga sa ei ole mulle teada andnud, keda sa ühes minuga läkitad. Ometi oled sa ise öelnud, ma tunnen sind nimepidi ja oled ka armu leidnud minu silmis. Aga kui ma nüüd olen armu leidnud sinu silmis, siis õpeta mulle oma teed, et ma tunneksin sind ja leiaksin armu sinu silmis, sest vaata, see rahvas on sinu rahvas. Ta vastas, minu pale läheb ühes ja ma annan sulle rahu. Kui sa märkad nüüd, millest ta räägib? See on sama Jumala ilmutatud ligiolu. Ta kasutab väljendit siis minu pale, ehk siis minu ligiolu läheb ühes teiega siis. Nüüd me näeme tegelikult ühte asja, kuidas see Jumala ligiolu täiesti nähtaval kujul juhtis neid. Et seesama koguduse telgi üle oli seesama, päeval oli siis pilvesammas ja öösel oli tulesammas. Kujuta ette, sul on nähtav Jumala ligiolu või kohalolu, sõna otseses mõttes kogu aeg sinuga. Nüüd meil seda ei ole ja meil pole vajagi seda muuses uue lepingu ajal, sest see Jumal on meiega ja nüüd me peame usu läbi teadma, ta on meiega. Amen. Ja näiteks üks traditsionaalne palve, mida vahel kristlased isegi mõndes kogudustes paluvad ja mina ammu seda ei palu, sest see ei ole piibelik, on see, et
Nad paluvad isegi koosolekul. Jumal, palun, ole täna meiega. Kui ta ütles, et ta on meiega, siis ta ei ole vahepeal Venemaa läinud. Amen. Ja ta ei ole valetajaks ka hakanud. Amen. Ta on meiega. Sa võid tänada. Isa, ma tänan sind, sa oled meiega. Sa oled siin. No, aga kus ma tean, et ta on meiega? Sellest, et ta oma sõnas ütles seda. Aga ma ei tunne midagi. Tunne ei ole see, mis annab sulle kindluse, et Jumal on siin kohal. Nüüd see on üks väga, väga lihtne, aga väga oluline printsiip tegelikult. Et sa pead mõistma seda, et sa ei saa käia selle järgi, mida sa tunned. Mõni ütleb, et ma tundsin Jumala väge. Siis sellest pole midagi halba. Ja nii vahestki, nii mõnikõnes situatsioonis sa võid tunda Jumala ligiolu või tunda Jumala väge sõna otseses mõttes sõna füüsiliselt. Aga see ei ole sinu usukindluse alus. Vahetevahel inimesed isegi näiteks, sa palud nende eest, näiteks tervenemise eest ja sageli inimesed kukuvad isegi väes. Või vahetevahel mõni ütleb, et nad tundsin nagu tuline jutt käis minust läbi. Nüüd kiitus Jumalale, miks mitte? Aga sinu usk on selles, mida sõna ütleb. Haigete peal nad panevad käed ja need saavad terveks. Ma ei tulnud vastu võtma tulist jutti, vaid ma tulin vastu võtma tervenemist ja ma olen terve sellest konkreetsest haigusest ja see kuulub mulle ja ma usun seda mitte sellepärast, mis ma tundsin, mitte sellepärast, mis oli minu füüsiline kogemus ja isegi mitte sellepärast, kas ma näen seda isegi reaalselt manifesteerununa oma ihus, vaid sellepärast ma usun, et see on minu oma. Ja sul tuleb uskuda seda enne, kui sa tunned, enne, kui sa näed seda, enne, kui see füüsiline manifestatsioon toimub, sul on vaja seda uskuda, et see on sinu oma. Amen. Nüüd muuseas, me oleme kristlasena seda printsiipi tegelikult rakendanud, aga me ei ole harjunud sellega. Seda püsivalt nagu meeles, me ei pea seda püsivalt alati meeles. Piibel ütleb, et kui sa usud, et Jumal on Jeesuse surnust üles äratanud ja tunnistad, et Jeesus on sinu issand, siis sa saad päästetud. Ja kas pole huvitav, mida sa pead tegema? Sa pead tunnistama, et Jeesus on sinu issand, aga sel hetkel, kui sa seal seisad, ta ei ole ju veel sinu issand. Ja nüüd sa pead tunnistama, et ta on minu issand. Piibel ütleb meile, see on Rooma kirjas, see kirjakoht kirjas, ma arvan, enamus me teame seda. Me usume, et Jumal äratas Jeesuse surnust ülesse. Amen. Ja nüüd sa pead tunnistama, et tema on issand. Kuidas ma saan tunnistada, et Jeesus on issand, kui ta ei ole veel minu issand? Aga need inimesed, kes ütleme, tulevad ja nii-öelda selle niinimetatud patuse palve teevad, nemad nagu öeldakse, ei oska vastu vaielda, nad lihtsalt teevad seda, mis öeldakse. Amen. Aga me peame aru saama, et me tegelikult tunnistame ja usume midagi, mida me ei näe. Mis ei ole ka isegi sel hetkel nii-öelda reaalsus, vaid me räägime olematutest asjadest otse kui olevatest. Abraham pidi ka rääkima, et tema on paljude rahvaste isa. Jumal paneb talle sükse nime ja ütleb, et nii-öelda see on nüüd sinu nimi. Ja ta nimetab teda milleks paljude rahvaste isaks ja tal pole mitte ühtegi last sel hetkel. Ta isegi ei pane mitte talle nimeks ühe lapse isa, vaid ta ütleb paljude rahvaste isa. Me näeme, Jumal on palju kaugem nii-öelda pilk. Amen. Ja Jumal on ka sinu jaoks valmis pannud. Ta ei ole ainult plaaninud sinu jaoks selle ühe tervenemise või ühe finantsime, vaid ta tahab sulle palju neid anda. Paljusid, nagu tähti taevas, nagu liiva mere ääres. Amen. Ja nüüd samamoodi sina tunnistad, et Jeesus on sinu issand siis, kui sa seda ei tunne, siis, kui sa seda ei näe, siis, kui sinu emotsioonid seda ei kinnita ja siis, kui sinu elu seda ka isegi ei kinnita. Sa ütled, et Jeesus on minu issand. Nüüd ta valitseb. Nüüd ma tunnistan oma issandaks ja nüüd ma saan päästetud. Ma näen, midagi toimub selle tõttu, et ma usun midagi, mis ei ole minu emotsioonidele ega minu tunnetele mingil kombel nii-öelda rajatud ja ma usun seda. Ja see on minu oma nüüd. Amen. Ja nüüd see saab reaalsuseks. Sa saad päästetud ja inimene sünnib uuesti, kõik saab uueks loodud, vana on möödunud, uus on tekkinud. See on üks väga oluline asi, et meid mitte ei remondita, meid mitte ei lapita, vaid sa sünnid uuesti. See sama inimene, kes ennem elas seda vana elustiili ja kes tahtis pattu teha ja kes tahtis seda ja teist ja kolmandat teha ja tegi kõiki neid valesid asju, seda inimest ei ole enam. Nüüd on üks teine inimene, kes tahab elada Jumalale, kellele meeldib Jumalat kiita, kellele meeldib Jumala teedel käia, kellel meeldib õieti elada. Amen.
Ja sina oled see muuses. Ütled, aga ma ikka ju teen pattu. See on sinu lihalik loomus. Ja sa annad selle lihtsalt maad ja alistud selle, aga kui sa järgid seda, mis on sinu südames, siis sind ei tõmba see. Sa ei igatse pattu teha, sa ei igatse valesti elada, sa ei igatse valesti käituda. See ei ole sinu südames. Amen. Ja see on reaalsus, see on vaimne reaalsus ja me peame seda uskuma ja see on ka see, mis sageli inimesed toob välja sellesse vabadusse, et nad ei käi, muidu inimesed mõtlevad, või mõned isegi räägivad, et kristlasena ennast, me kõik oleme patused. Ei, muuseas, kui sina oled andeks saanud, siis sa ei ole patune. Sa ei ole tänasel päeval enam patune, sa oled juba andeks saanud, sa oled puhtaks pestud, õigeks mõistetud, õigeks tehtud. Amen. Sa ei ole patune kristlane. Amen. Sa oled uus loodu, puhtaks pestud. Kui sul midagi korrast ära on, sea korda muidugi. Amen. Ja sa oled andeks ja sa oled jällegi puhas tema ees, mitte oma tegude tõttu, mitte oma õige elustiili tõttu, vaid sellepärast, et Jeesus on sind puhastanud. Amen. Nii. Ma jäin pooleli siin samas siis 14. salmi. Mooses ütles temale, kui su pale ei tule ühes, siis ära vii meid siit ära. Sest millest muidu tuntakse, et oleme armu leidnud sinu silmis, mina ja su rahvas, kui sellest, et sina käid ühes meiega. Nõnda, et mina ja su rahvas erineme kõigist rahvast, kes maa peal on. Ja Jehova vastas Moosesele, mina teengi nõnda, nagu oled soovinud, sest sa oled armu leidnud minu silmis ja ma tunnen sind nimepidi. Nüüd, mille poolest me erineme kõigist rahvast? Tänasel päeval me võime seda enda kohta ka rääkida, sest me oleme ka nii-öelda Abrahami sugu Kristuses Jeesuses. Amen. Ja see kehtib sinu kohta ka samamoodi. Mille poolest siis me erineme? Selles, et Jumal käib ühes meiega. Amen. Ehk siis Jumala au, ehk siis Jumala ligiolu, või nagu sinna kasutab ka sõna, pale on meiega koos. Amen. Ja see on midagi sellist, mis peaks olema kristlaste elu puhul ja kristlaste puhul vägagi nähtav. Amen. See, et tunnustähed, imed sünnivad, jumalik varustus, rahad, vahendid, mis iganes kõik on vaja, see on kogu aeg sulle kätte saadav, see tuleb sinu ellu. Ja inimesed näevad seda toimumas. Amen. Ja see on see, mis näitab, et Jumal on reaalselt nendega. Amen. Ja selle inimestel on vaja näha seda sama, et Jumal on meiega. Amen. Ja see ongi see, mis räägib Jumala tõelisusest. Siis tema ligiolu, tema lähedus ja see ei ole mitte siis ainult see emotsioon või mingisugune vaimne kogemus, et sa võib-olla värised või tudised või surised või midagi taolist. See ei ole see, mis on tunnistus sellest, et Jumal on kohal. Amen. Vaid see, et midagi reaalselt on toimumas, reaalselt sünnib, imed toimuvad, vastused tulevad, rahu on, rõõm on, varustus taevast. Amen. Nii. Vaatame korra 2. Moosese 40. peatükki. Jällegi on siin juttu Moosesest. Nüüd ma ei hakka sulle kogu seda pikalt ette lugema, aga või ise lugeda tegelikult esimesest salmist isegi alates sellest, kuidas Mooses nii-öelda püstitas selle koguduse telgi ja kuidas ta siis järgis täpselt kõiki neid reegleid ja eeskujusid, mida Jumal oli teda käskinud. Ja siin kordub kogu aeg üks sükene fraas, et ta tegi täpselt seda, mida Jumal oli käskinud või täpselt niimoodi, nagu Jumal oli käskinud. See on üks väga oluline fraas tegelikult. Ma vaatan kohe, kas ma leian selle fraasi isegi üles, et ma jooninud seda alla siin. 16 vist näiteks on, jah. Mooses tegi kõik nõnda, nagu Jehova teda oli käskinud, nõnda ta tegi. Nüüd see kordub, see fraas tegelikult mitu korda siin. Nüüd me näeme, Jumal andis väga detailselt täpsed kirjeldused, missugune see koguduse telk peab olema ja mis seal peab olema ja mismoodi need asjad peavad olema, mis riistad ja asjad seal kõik peavad olema ja Mooses teeb täpselt selle järgi. Nüüd
milleks see jutt meile üldse kirjutatud on? Mõni ütleb, et me ei ela ju vana lepingu all, mis meid see puudutab? See puudutab väga otseselt meid. Me oleme tänasel päeval ka Jumala telk või Jumala tempel. Aga nüüd mitte meie mitte see ruum ei ole see Jumala tempel. Vaata, vahel mõned inimesed arvavad, et nagu koguduse hoone on see Jumala tempel. Ei. Me inimestena, siis iga üks üksikuna ja samas me tegelikult tervikuna moodustame ka ühe Jumala templi. See on 1. korintlastel minust on 3.16, siis kui otsid selle ülesse. Ta ütleb selle just, et teie Korintuse kogudus, teie olete Jumala tempel. Amen. Ja see on väga huvitav see, et ta räägib kogudusest kui ühest templist uues lepingus. Seda, et Jumal tahab ilmutada ennast selles templis. Järelikult siis seesama kogudus peab olema ehitatud täpselt nii, nagu Jumal on selle plaaninud. Nüüd ma ei räägi jällegi hoonest, et Jumal paneb täpselt reeglid paika, missugune peab see hoone olema, mille me ehitame või kus me kogudusena koos käime. See ei ole paika pandur, seal ei ole mingit jäika reeglid selle koha pealt, vaid see on seesama vaimulik hoone, kuidas see on ehitatud. Ehk see räägib tegelikult väga paljus meie hoiakutest, meie suhtumistest, meie käitumistest ja kõigist asjadest. Miks me tegeleme nende asjadega koguduses? Miks me õpetame siin piiblist neid erinevaid printsiipe? Sellepärast, et sa käituksid õieti Jumala koguduses ja sellega me ehitamegi selle õige koja, kus Jumal tahab ennast ilmutada ja teeme seda täpselt nii, nagu Jumal on selle käskinud või Jumal on plaaninud. Nüüd kui me elame demokraatlikus ühiskonnas, siis sageli on mingisugused kas organisatsioonid või mingisugused muud erinevad või parteid või asjad, kui nad samad kokku, siis käiakse välja mingisugune idee või mõte, teeme seda asja niimoodi või niimoodi ja niimoodi ja siis see käiakse selle, ütleme näiteks nimetame seda üldkogule ette ja siis inimesed hääletavad, kes soovivad, et me teeme nii ja kes on võib-olla vastu. Nüüd mõni ütleb, et see on väga loogiline. Nüüd demokraatlikus selles situatsioonis või selle organisatsiooni puhul, ma arvan, see ei ole katastroof, nad võivad teha neid asju niimoodi. Aga nüüd, kui me tuleme Jumala kogudusse, siis kuna Jeesus on issand, siis üks asi, ma selgitan sulle igaks juhuks lahti selle fraasi, vaata, inimesed unustavad selle ära ja mõne jaoks see lihtsalt on nagu mingisugune, et Jeesus, Kristus, siis vaata vahel mõned, ütleme, Jeesus on eesnimi ja Kristus on perekonnanimi. Tegelikult see ei ole nii. Ja samamoodi ka issand ei ole lihtsalt üks mingisugune, ma ei tea, hüüatuse sõna või midagi taolist, mida vahest inimesed kasutavad, issak ja midagi taolist. Nüüd üks asi ka veel, ma viskan selle siia vahele. Sina kristlasena ei peaks kasutama seda sama Jeesuse ütleme, seda tiitlit issand nagu ühe mingisuguse, ma ei peaaegu nagu vandesõnana peaaegu kohati. See ei ole õige. Piibel ütleb väga selgelt, me ei peaks seda kasutama sellisel kombel. See ei ole lihtsalt mingisuguse hüüatuse hüüdmine, issake midagi taolist. Kristlasena see ei ole issake. Amen. Kui Jeesus on issand, siis ta ei ole lihtsalt issake. Amen. Vaid kui sa kasutad seda sõna, tema nime, siis sa adresseerid ja pöördud tema poole konkreetselt. See ei ole lihtsalt mingisugune koht, kus sa mingi hüüatad korraks. Okei. No ma ütlen, aga mis ma siis üldse ütlen, et kui mu kristlaseks on kurat, ma enam ei saa ütelda, et nüüd issand ka ei saa ütelda. Me ei peaks loopima Jumala nime suvaliselt. Amen. Ja sa ei pea üldse hüüdma. Ütlema, kui sa tahad midagi hüüda, siis kiitus Jumal. Jumal on mind kaitsmas, Jumal on mind hoidmas. Amen. Kui mingi asi on toimumas, isegi kui see negatiivne asi on. Okei, lähme tagasi selle mõtte juurde. Ja nüüd Mooses ehitas kõike täpselt nii, nagu Jumal oli selle plaaninud. Ja kui me räägime nüüd kogudusest, siis koguduses ka meil tuleb asju teha täpselt nii, nagu Jumal on seda plaaninud. Ehk siis me ei saa teha hääletamist, me ei saa hakata küsima inimeste käest, mis te tahate ja mis teile meeldib. Sellepärast ma ei küsi ka, et mis teemat te tahaksite järgmine kord kuulda. Sest ma ei saa küsida seda inimeste käest. Ma pean küsima selle Jumala käest ja tema ütleb seda, mis teemat on vaja rääkida. Amen. Nüüd, kas see täidab inimeste vajadused? Kindlasti. Kas see toob lahendused inimeste ellu? Kindlasti toob. Amen. Ja see ongi sageli see, mis nad vajavad. Aga sageli on ka inimesed ei tea väga sageli seda, mida nad vajavad. Sest nad ei oska asju võib-olla ise ära tabada või nähagi, mis on neile just vajalik asi. Nad arvavad neile, mis neile meeldib ja sageli nagu ega täiskasvanud ka alati paremad ei ole. Kui sa väikse lapse käest küsid,
mida sina tahaksid ja kui me räägime söögist, siis kohe nii-öelda mis iganes mingid kommijäätist, midagi taolist, eks ju. Nüüd täiskasvanutel ka tegelikult ta ei pruugi just kommijäätist alati kohe tahta, aga talle meeldib ka nii-öelda midagi sükest, mis tekitab head tunnet, head emotsiooni talle saada. Amen. Ja sageli on nende teemadega ka, et nagu inimesed tahaksid ka koguduses kuulda midagi sükest toredat ja ilusat ja inspireerivat aga kui on korrigeeriv või kui on varvaste peale astuv, siis seda torgi. Nii see ei saa olla. Meil on vaja mõlemat. Amen. Okei. Niisiis, Mooses tegi täpselt nii, nagu Jumal oli öelnud need asjad. Ja nüüd ma lähen siia tahapoole 33 salm. Ja siis ta ütleb, elamu altari ümber ta siis püstitas õue ja riputas katte õue väravale. Nõnda lõpetas Mooses selle töö. Me näeme siis, ta teeb kõik täpselt nii, nagu Jumal oli käskinud ja nüüd ta viib selle töö lõpule. Nüüd see on väga oluline mõista seda. Kõik asjad on tehtud nii, nagu Jumal on käskinud, tema eeskujudele, tema nii-öelda õpetuste järgi ja nüüd see töö jõuab lõpule, mis edasi juhtub, siis pilv kattis koguduse telgi ja Jehova auhiilgus täitis elamu. Kas sa märkad, nüüd kui kõik asjad on õieti ehitatud, Jumala auhiilgus tuleb kohale. Nüüd üks väga oluline võti, kui me tahame ka koguduses näha Jumala auhiilgust, siis meil on vaja see kogudus ehitada just täpselt nii, nagu Jumal on selle käskinud. Amen. See tähendab seda, et ka inimestesse on ehitatud teatud õiged hoiakud, suhtumised, standardid, mis iganes erinevad asjad on pandud nendesse inimestesse, kuna inimesed moodustavad selle koguduse telgi või selle templi ja nüüd Jumal tahab tulla sellesse kohta. Amen. Et see, mis on sinu elus toimumas, määrab väga otseselt selle, kui palju Jumal tahab ennast näidata ja kuidas tema au ilmub või tema au ei ilmu. Amen. See ei ole juhuse küsimus, vaid see on sõltuvuses sellest, kas me oleme ehitatud õieti. Nüüd, mismoodi me ehitame inimesi? Jumala sõnaga. Amen. Sellepärast me tulemegi kokku ja me tund aega ja vahest isegi rohkemgi veel õpetame ja räägime Jumala sõna. Miks pärast see vajalik on, sest et see on see meetod ja viis, kuidas me saame asju ehitada sinu ellu. Muuseas ka see lugu, mis ma lugesin Markuse evangeeliumist, kui nii-öelda Jeesus oli oma kodukohas ja kui ta kuulutab seal sõna, siis nad pahanduvad tema peale, siis neil puudub austus ja neil on uskmatus. Ja siis ta ütleb, ja ta läks sinna ümberkaudsetesse küladesse ja õpetas neile Jumala sõna. Millega ta otsustas need probleemid kõrvaldada Jumala sõna õpetusega. Sest see on see, mis ehitab inimesi ja vormib nad selliseks, et Jumal võiks tulla. Sest Jumal tahtis ikkagi ennast ka nende seas ilmutada, tahtis ka neid haigeid terveks teha, tahtis ka neid inimesi aidata. Amen. Ja Jumal tahab seda igal pool teha. Aga selleks meil on vaja ehitada inimesed selliseks, et Jumal saaks nende seas liikuda, saaks imesid teha ja tunnustähti teha ja Jumala au võiks ilmneda. Amen. Et meil on vaja ehitada kogudusi. Meil on vaja ehitada inimesi. Amen. Ja Jeesuse puhul näiteks, kui sa vaatad, lihtsalt huvitav asi lihtsalt, kui sul meeldib vähest piibli otsingut teha, viiska sisse selline sõna nagu õpetas. Just selline fraas. Ma arvan, et sealt muidugi tuleb erinevaid Vanatestamendi kirjakohti ka. Ja vaata just neid kirjakohti, kus on räägitud Jeesusest, et ta õpetas. See võib olla erinevates nendes nii-öelda vormides ka, aga ja see on üllatavalt palju, kui mainitakse seda, et Jeesus õpetas Jumala sõna. Ja meil on isegi mõned kirjakohad, kus ta ütleb, et ta jälle hakkas õpetama. Me näeme, et see oli üks pidev praktika, see, et ta õpetas Jumala sõna. Nüüd piibel ütleb, et me peaksime tegema Jeesuse tegusid. Paljude kristlaste jaoks see assotsieerub ainult imede ja tunnustähtedega, aga tegelikult Jeesuse tegu on ka Jumala sõna õpetamine. Kui me tahame näha imesid tunnustähti, siis meil on vaja õpetada. Amen. Meil on vaja õpetada Jumala sõna. Ja siis meil on vaja veel kord õpetada Jumala sõna. Ja seda ei saa teha paari minutiga, seda ei saa teha 15 minutiga. Seda on vaja, isegi kui sa lähed nii-öelda maailma korraldatud mingisuguste ärikoolitustele või asjadele, need ei ole tavaliselt mingid 15 minuti pikkused asjad. Miks pärast seda on aru saanud, kui nad tahavad neile inimestele midagi selgeks õpetada, kuidas seda äri edukalt teha ja mis iganes need strateegilised viisid on, mismoodi teha seda asja, siis nad peavad võtma selleks aega, seda tehakse pikemalt ja on tundide viisi, sageli pikad seminarid ja koolitused, mis kestavad mitmeid päevi sageli isegi. Neil on vaja õpetada. Amen. Samamoodi meil kogudus on ka vaja inimesi õpetada.
ja sinul on ka vaja õppida. Amen. Ja see ei ole ainult mitte Lenini hüüdlause õppida, vaid see on piiblis, räägitakse ka, et sul on vaja õppida. Amen. Ma ei tegi, ausalt öeldes, ma ei ole isegi kindel, et see oli tema hüüdlause, sest temale pandi kõike suhu, mis vaja oli ilusasti öelda. Olgu sellega, kuidas oli. Okei. Ja siis me näeme, siis Jumala auhiilgus täitis selle kogu elamu. Ja 35 salm, isegi Mooses ei võinud minna koguduse telki, sest pilv oli laskunud selle peale ja Jehova auhiilgus täitis elamu. Ja siis ütleb, ja kõigil oma rännakul Iisraeli lapsed läksid teele alles siis, kui pilv elamu pealt üles tõusis. Ja kui pilv ei tõusnud üles, siis nad ei läinud teele kuni selle päevani, mil see jälle üles tõusis. Jah, elamu peal oli päeval Jehova pilv ja öösel oli sellel tuli kogu Iisraeli soo nähes kõigi nende rännakuil. Me näeme siis Jumala auhiilgus oli kogu aeg nende üle ja see oli siis öösel sama tulesammas ja päeval siis pilvesammas. Ja tegelikult Jumal juhtis neid, nagu öeldakse, selle füüsilisega see, et kui ta tõusis sealt pealt ja hakkas liikuma, siis järelikult oli nendel ka aeg liikuda. Nüüd tänasel päeval Jumal juhib sind ka sarnasel viisil, aga täna sul ei ole nähtavat tulesammast ega pilvesammast, vaid sinu sees on sisemine tunnistus. Püha vaimu tunnistus, sul on teadmine, nüüd on vaja seda teha. Nüüd ma peaksin selle tegema. See on see suund, kuhu ma peaksin liikuma. See on see otsus, mis ma peaksin tegema. Ja sa tunned seda oma südames. See sama vaim tunnistab ühes sinu vaimuga. Amen. Jumal ei räägi enamuses sinuga kuuldaval häälel. See on rohkem erand kui reegel. Kuidas sa võiks. Aga põhiline viis, kuidas sind juhib, on see sama sisemine tunnistus, teadmine. Sul on südames rahu. Või mingis kontekstis sul ei ole rahu, et siis see tähendab seda, et sa ei peaks seda tegema. Amen. Nii, lähme vaatame teise aja raamatusse ja 5. peatükki. Ja esimesest salmist loen. Nüüd siin ehitatakse Jumala templit siis, mitte enam telk, vaid tempel. Ja Saalomon, kellele see ülesanne oli antud, tema nüüd tegi jälle kõik täpselt nii, nagu need juhised talle olid antud. Taavet oli talle andnud siis konkreetselt detailselt kirjelduse juhised selle kohta. Ja siin ta ütleb 5.1, kui kõik tööd, mis Saalomon tegi Jehova koja jaoks valmis said, siis viis Saalomon sinna, mis ta isa Taavet oli pühitsenud. Ta pani hõbeda ja kulla ja kõik riistad Jumala koja varanduste hulka. Ma lähen 11. salmi. Nüüd ta kirjeldab siin, kui see tempel on valmis saanud. Vahest nimetatakse seda ka nagu selle pühitsemiseks või sisse õnnistamiseks või iganes seda tahate nimetada. Aga me saame aru, nüüd jällegi kõik on tehtud täpselt nii, nagu Jumal oli käskinud ja nüüd toimub midagi. Ja kui preestrid pühamust väljusid, sest kõik seal olevad preestrid olid endid pühitsejud rühmadele vaatamata ja kõik lauljad, leidid, Aasaf, Heeman, Jedutuun ja nende pojad ning vennad seisid valges linases riides simblite, naablite ja kanneldega ida pool altarit. Ja ühes nendega 120 preestrid, kes puhusid pasunaid. Ja pasunad ja lauljad pidid ühe korraga ja kooskõlas kuuldava tooma kiitust tänu Jehovale ja kui nad häält tõstsid pasunate, simbrite ja muude mänguriistadega ning Jehova kiituslauluga, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Siis täitis pilv koja, Jehova koja ja preestrid ei võinud teenima jääda pilve pärast, sest Jehova auhiilgus oli täitnud Jumala koja. Kas pole huvitav, kõik tehakse täpselt nii, nagu Jumal oli käskinud. Ja mis on selle reaktsioon, või selle tagajärjeks on see, Jumala auhiilgus täidab selle koja. Amen. Meil on 2 korda juba, nad said selle telgi, Jumala telgi valmis, tegid täpselt nii, nagu Jumal käskis, Jumala auhiilgus tuleb ja täidab selle paiga. Nad saavad templi valmis, täpselt teevad nii, nagu Jumal oli käskinud, Jumala auhiilgus tuleb ja täidab selle paiga. Nüüd samamoodi on ka kogudusega. Kui me ehitame selle õieti, siis see on üks väga oluline asi, millele me peame keskenduma. Just kui me selles ajastus oleme, kus me saame aru, et Jumal tahab oma auhiilgus see tohutul mõõdul ja määral välja valada viimsetel aegadel. Amen. Kus see Jehova auhund, mis saab olema kõik maa täis, siis meil on vaja ehitada kogudused
ja ka kristlased sellisesse kohta, et see Jumala au võiks tulla ja ilmneda. Ja see ei ole lihtsalt ainult selles, et me peame hästi palju paluma ja palve ei ole vale, ma ei taha seda öelda, aga iva on selles, meil on vaja kogudus ehitada õieti, ehitada seesama õige hoone ja sellisel viisil just, nagu Jumal on käskinud, siis ta tuleb ja ilmub. Sest et kui see asi on valesti ehitatud ja seal on isegi väga hoolega palve käimas, see ei tee seda tühjaks, kui see asi ei ole õieti ehitatud. Jumala au hiilguse ilm ikkagi seal. Amen. Ja see, et seal võib-olla lauldakse hästi ilusti ja hästi filigraanselt nähakse vaeva ja väga professionaalselt, see ei garanteeri seda, et Jumala au seal ilmneb. Üks asi veel, ma olen märganud seda, see on hakanud levima isegi kristlaste seas, kus mõned inimesed ajavad segamini tõelise Jumala au hiilgusega selle emotsiooni, mida võib üks muusika või ütleme isegi ka muusikaaline, ma nimetaksin isegi koosolek või isegi ülistusaeg justkui tekitada inimestes. Aga see on halb, et inimestel on tore emotsioon selle juures. Sellest pole midagi halba, aga see ei ole põhieesmärk, kui me räägime ülistusest. Meie eesmärk ei ole inimestes toredat emotsiooni luua. Ma ei tea, kas oled aru saanud sellest, et kuidas maailm muusikat loob. Sest nende sihik on see, et tuleb luua selline muusika, mis inimestele meeldiks. Ja mis inimestel just meeldib, on see, et neist tekib mingisugune hea emotsioon või tunne või kuidagi selline haakumine, et see on mõnus nii-öelda. On ju nii? Ja siis esitatakse seda muusikat just viisidel ja tehakse sellisel kombel ja see meloodia asi pannakse kokku, et see oleks kas meelde jääv, see tekitaks hea emotsiooni. Ja me näeme, kõik käib selle ümber, et see tore emotsioon oleks hea tunne ja kõik see asi. Ja see pilt ka veel lisaks sellele. Miks need muusikud seal lava peal teevad igasugust, mis iganes seal parasjagu teevad, nad tahavad inimeste emotsioone mõjutada. Amen. Ja miks nad ennast kasutavad võib-olla väga planke väljendeid, miks nad ennast poolpaljaks kisuvad, sellepärast, et see tekitab inimestest teatud tundeid ja emotsioone. Täpselt nii. Miks nad on seal niimoodi, peaaegu väga väheke seljas üldse on, sest et see keerab midagi inimestes üles, kui üks naisterahvas seal pool alasti seal lava peal jookseb ringi ja teeb igast asja, see paneb midagi rääkima. Ma kasutan meelega väga planke väljendeid, sest et me saame aru saama seda, et see ei ole okei. Ja sellepärast sa kristlasena sa ei saa isegi sükestele kontserditele minna, kontserditele minna, sest et see pilt, mis seal on, ei ole päris okei. See inimene on küll, ütleme, põhimõtteliselt riides ikkagi enam-vähem, aga see ei ole ikkagi, see, mis moodi ta välja näeb, ei ole sulle vaatamiseks ja see, mis moodi ta käitub ja mis moodi ta ennast liigutab ja mis moodi ta eksponeerib, see ei ole midagi sellist, mida sa vaatama peaksid. Sest ta arvab seda, et ta on nagu oleks üks mingisugune nii-öelda himustamise nii-öelda objekt ja kes ennast eksponeerib sellisel kombel. Aga nüüd kõik, lähme tagasi sinna, kust ma alustasin. Ja kõik see asi käib selle ümber, et inimestest teatud emotsioone ja tundeid ja lihalikke asju tegelikult üles õhutada. Nüüd kogudus ja meie muusika ei peaks kunagi midagi sellist tekitama. No kindlasti ma usun, et sükest asja seda enamasti ei tohikski tekitada, aga ma ütlen ka isegi seda, et lihtsalt tekitada ainult sükest toredat, head tunnet ja head emotsiooni ja sükest, et sa oled nagu, sa tead, et on võimalik inimestele ka teatud laulude ja meloodiatega luua see keskkond, kus ta lõpuks hakkab isegi nutma. Ja võimalik inimesed nii-öelda panna, tundma haledalt, näiteks on see mis iganes. Isegi ka see, et näiteks isegi võetakse jõulude ajal on meil kuidagi Eestis väga populaarsed, võetakse üles neid erinevaid korjandusi asju inimestele, kes on siis mingites probleemides. Ja ma ei ütle, et see on vale seda teha, et me neid inimesi toetada. Aga iva on selles, et me kristlase näiteks ei peaks kasutama selliseid meetodeid, et me ütleme inimestel nagu oleks seda nagu oleks klompi kurku tekitada selle sama looga, et inimene näeb, kui kole ja kui raske tal on ja mis iganes ja siis sellepärast lõpuks hakkab andma. See ei peaks olema see, mis sind peaks motiveerima andma. Sa peaksid sellepärast andma, et sinul on see südames ja Jumal on selle andnud sulle südamesse ja sa tahad anda. Amen. Mitte sellepärast, et sul on nagu selline hale tunne või emotsioon. Samamoodi ka ülistuses. Me ka ei oota seda tunnet ja emotsiooni. Vahest inimesed ajavad segamini Jumala auhiilguse ja selle sama tunde, mis selle sama muusikaga koos tekib. Ja meil tänasel päeval juba, ma nimetan neid masinateks, aga ma saad aru, ma ütlen siis seda AI-d, mis on loodud sükesed istapud, mis oskavad kokku kirjutada hitte.
Sest nad teavad, missugused hitid on kunagi müünud ja võtavad need samad snitid ja trikid ja panevad selle muusika kokku ja nad võivad teha sulle vägagi meeleoluka ja väga meeldiva ja väga emotsionaalse loo. Nii et igaühel on pisar nii-öelda silmanurgas ja nii-öelda nad on vaimustuses ja mõni arvab, et see ongi Jumala au. Ei, see ei ole Jumala au. See, et inimesed tunnevad midagi või neil on emotsioonid teatud kombel üles õhutatud, see ei ole Jumala au. Või see, et nagu tuba on täis higilõhna või nagu taolist sellest, et inimesed on hüpanud nii palju, see ei ole ka Jumala au. Nüüd ma ei ütle seda, et selles on midagi halba, et sa või ennast väljendad või oled innukas või isegi hüppad või hõiskad, aga iva on selles, et me ei tohi ajada seda ei välist ega emotsionaalset segamini sellega, mis on tegelikult Jumala au. Jumala au on see, et reaalselt Jumal on kohal. Et imed on toimumas, lahendused on tulemas, tervenemised on sündimas, varustus on tulemas taevast. Amen. See on Jumala au, see, et Jumal on reaalselt kohal. Amen. Ja see on see, mida me peaksime igatsema, see on see, mis me peaksime tõesti ka taotlema. Amen. Lähme korra Hagai raamatu 2. peatüki ja 6. salmi. Üks üsna tuntud kirjakoht see võiks olla vähemalt meile. Sest nõnda ütleb vägede Jehova veel pisut aega ja panen värisema taeva, maa, mere ja kuiva maa. Ma panen värisema kõik paganad nõnda, et kõigi paganate rikkused tuuakse ja ma täidan selle koja toredusega. Nüüd mitmed tõlgid kasutavad selle sõna koha peal ka auhiilgusega. Ütleb vägede Jehova. Me näeme siis seda, et see on üks asi, mis Jumal saab tegema lõpuaegadel, et ta toob oma auhiilguse kogudusse, aga sellega koos toob ka, mis asja, varanduse ja rikkused. Ja ta ütleb veel täpsemalt isegi paganate rikkused, inimesed, kes ei ole siis koos Jumalaga käinud, Jumal võtab ja legaalselt muidugi ja korraldab need varad ja rahad Jumala kogudusse. Ehk siis amen. Ja see on see, mis ta teeb lõpuaegadel. Ja siit ütleb edasi veel 8. salm. Minu on hõbe ja minu on kuld, ütleb vägede Jehova. Tähendab seda, et Jumal korraldab selle hõbeda ja kulla, et saame aru vanas testamendis, ütleme selles perioodis, sageli kui räägiti hõbedast ja kullast, siis rääkis tegelikult rahast meie mõistes. Amen. Ja siis ta ütleb, selle koja tulevane toredus peab olema suurem, kui oli esimesel, ütleb vägede Jehova. Ja selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede Jehova. Nüüd, kas sa märkad, ma loen sulle tegelikult laiendud tõlkes selle sama viimase 9. salmi. Selle koja hilisem auhiilgus koos selle järglasega, kuhu Jeesus tuli, saab olema suurem kui endine, ütleb vägede Issand. Ja selles paigas ma annan rahu ja jõukuse. Nüüd me näeme seda, et ta räägib tegelikult sellest samast tulevasest kojast ja sellest, milles meie täna oleme. Ja sellest saab olema seesama Jumala auhiilgus ühel hoopis teistsugusel ja veelgi suuremal määral. Ja siis ta ütleb, et ja ma annan selles paigas, meie eestikeelne kasutab seda ühte sõna, ma annan rahu. Nüüd siin on, kui sa otsid nüüd välja selle algteksti sõna, väga paljud meelest on kuulnud seda, see on shalom. Oled kindlasti kuulnud seda sõna. See on siis heebra keeles. Aga see sõna on tegelikult niivõrd mitmekülgne, sellepärast mõned tõlkid tõlgivadki selle hoopis jõukuseks, mõned tõlkivad selle rahuks, aga ma annan sulle nimekirja nendest sõnadest, mismoodi me seda võiksime tõlkida, mida see tegelikult see sisaldab. Ja kui sa piiblis sageli meie eestikeelne tõlgib ta siis vahete vahel vanas testamendis siis kas rahuks, just see Virve kasutus, mis oli siis laulud 35-27 vist oli, et talle meeldib tema sulase hea käekäik. See on tegelikult see sama sõna shalom on seal sees. Nii et seal on siis ka see sama sõna tegelikult. Ja see tähendab siis sükest asja, see tähendab esmalt kindlasti ka rahu, siis see tähendab ka turvalisust, ehk siis see tähendab jumalikku kaitset. Siis see tähendab jõukust, see tähendab heaolu ja tähendab ka tervist. Nüüd see on tegelikult kogu kupatusega, kogu see sama päästepakett, mis tegelikult, kui sa vaatad ka uut testamenti, mis kuulub meile. Sa saad oma patud andeks, Jeesus on kandnud sinu haiguse tõved, sa saad terveks ja Jumal täidab kõik sinu vajadused au ja rikkusega Kristus Jeesus. Amen. Me näeme, kuidas see kõik on sees. Ja
ja selle taga, see, kui jumalik rahu on sinu elus, siis see ei ole mitte ainult see, et sa, nagu võib-olla lapsevanemad ütlevad, lapsed said lõpuks vanamehe juurde. See ei ole ainult see rahu, eks ju. Või mõni lapsevanem ütleb, lõpuks laps sai kodust välja. Mis iganes. Nüüd see ei ole see rahu, eks ju. Nüüd see, et see nagu öeldakse, see on tegelikult üks rahulolu. Ja see on see, et see kõik ei ole midagi valesti, midagi ei ole katki, kõik on korras. Amen. Sa oled terve, sa oled kaitstud, sul on varustus, sul on see kõik rahu. Ja nüüd millises paigas see oli? Selles samas koguduses. Selles kohas, kus Jumala auhiilgus on ilmnemas. Ja see ongi selle sama tulemus. See ongi see sama šalom. Šalom on selles kohas. Amen. Ma kasutan seda sõna meelega sellepärast, et sa nagu saad aru, et see haarab enesesse palju rohkem. Amen. Selles koguduses peaks olema Jumala auhiilgus ja kõik, mis inimestel on vaja. See on reaalselt olemas. Amen. See on see kogudus, mida me oleme ehitamas ja mis ma usun, et me oleme selles suunas kasvamas. Amen. Ja Jumal tahab, et iga kogudus oleks selline. Amen. Kõik, mis selle koguduse nimi on. Ja Jumal on tegemas seda erinevates kohtades, erinevatel viisides ja see Jumala rahu, mitte ainult lihtsalt rahu, vaid Jumala siis see šalom on ka selles kohas. Amen. Halleluja. Tänu su, Isa. Isa, ma tänan su sõna eest. Ja see on sinu tahe, see on sinu igatsus, et me võiksime kogeda sinu rahu, kogeda sinu varustust, kogeda sinu tervist, mis sa oled pakkumas, kõike, mis iganes meil on vaja turvalisust, Isa, et me oleme kaitstud ja hoitud ka selle kõige keskel, mis iganes meie ümber toimub, Isa, et me ei pea kartma ei sõda, me ei pea kartma mitte mingisuguseid probleeme ega raskusi ega keerukaid asju, vaid Isa, sina oled meid hoidmas ja sinu auhiilgus on meie seas, sinu ligiolu on meie seas, sinu lähedus on meie seas. Isa, õpeta meid ehitama sellist kogudust ja sellist keskkonda, sellist templit, kus sina võiksid tõesti ennast ilmutada. Isa, et me võiksime sind tunda ja sinu auhiilgus täidaks selle paiga. Ja mitte ainult emotsioon, mitte ainult tunne, vaid sinu reaalne kohalolu, kus inimesed kogevad ja näevad, et sina tulid kohale selle läbi, et inimesed saavad terveks. Et inimesed kogevad ja näevad sinu reaalsust selle läbi, et inimeste vajadused on täidetud. Et inimesed on üleloomulikult kaitstud, hoitud. Et sinu rahu, üleloomulik rahu on meie seas. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluja. Ranekle iva arestö zahambra tidekle evradiste zentrane iga ole pronite da se pra asta fragiste ne eleproni destesi poa. Minu kogudus on koht, kus ma tahan ennast ilmutada, ütleb Issand. Ma tahan ennast näidata mitte ainult nähtaval kujul, vaid imede, tunnustähtede, oma väeilmingutega ja varustusega taevast. Et sa võiksid näha mind reaalselt tegutsemas. Ja samas ka see maailm võiks näha, et ma olen tõeline ja et nende elud saavad muudetud selle läbi, kui mina ilmun nende sekka ja näitan enda vägevust, näitan enda suurust. Seepärast ehita oma elu, oma hoiakud ja suhtumised Jumala sõna järgi, sest see on see koht, kuhu mina tulen ja astun esile ja inimesed võivad näha minu lähedust, minu auhiilgust ja võivad näha, et nende elud saavad muudetud. Halleluja. Kiitus, Isa. Kiitus sulle. Tänu sulle, Isa. Isa, ma tänan sind, et sina annad meile tarkuse ja oled andnud meile ka eeskuju, kuidas ehitada sinu koda just selliseks, nagu sina oled tahtnud. Su sõna on selleks eeskujuks. Et kui me ehitame sõna järgi, siis me näeme seda ka, et sinu tahe saab teostatud ja sinu auhiilgus ilmneb. Ja Isa, et me lõpuaegades saame nägema just seda sama, et sinu auhiilgus täidab sinu koguduse ja mitte ainult koguduse, vaid see voolab ka kogudusest välja sellesse maailma ja see maailm näeb sinu auhiilgust.
Imed toimuvad ka tänavatel, toimuvad ka linnades, erinevates kohtades, inimeste seas, kes on puuduses, kes on haiged, kes on mingisugused probleemides, kus imed muutused tulevad nende ellu. Selle läbi, et see kogudusest voolav elava vee jõgi voolab ka nende juurde. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, et sa teed seda ja me saame seda rohkem ja rohkem nägema. Aamen. Ja aamen. Kiitus Jumalale. Aamen. Et see peaks olema meie igatsus ja meie soov. Ja ma usun, et ma lihtsalt ei ütle seda, et ma usun, et me saame nägema. Ma usun, et me saame seda nägema. Aamen. Me saame nägema tunnustähti, imesid, tervenemisi, hämmastavaid asju, mis Jumal saab meie seas tegema. Ja seda saab olema igal pool erinevates kogudustes. Aamen. Mitte ainult meil. Kindlasti saab olema Jumala au nähtav väga paljudes kohtades, kus keegi iganes haarab Jumala sõnast kinni ja ehitab asju õieti. Jumal saab tulema seal avalikuks. Amen. Kiitus Jumalale. Aga täna me lõpetame. Ole õnnistatud ja sa oled õnnistatud ja me näeme jälle järgmistel koosolekutel.